Eesti lõõtspill, elagu Eesti rahvamuusika, elagu rahvalõõts. Ma isegi ei tea, mis lugu järgmisena tuleb, sest mulle öeldi, et kui saad, ära laula. No mitte midagi ei ole teha, meie seltskond on sattunud Eesti mandoliiniorkestri üks asutajaid ja liikmeid ja mängijaid ja juhte, kes ei saa oma mandoliini polkata, nii et ta trügib selle looga igale poole sisse, need andke talle andeks, aga lugu tuli välja ju minu arust kihvt. Järgmine lugu. Me tervitame kõiki Roberteid, võtke oma armsad kaasad tantsima. Robert, see lugu on sinule ja sinule tantsupartnerile. Ja. Robert tööd ei tahtnud teha, ütles lollid teevad tööd. Naised annavad mul raha, nendega ma päeval ööl, kus lauldi ja tralliti. Sinna veri vedas Roberti, kas olgu see siis kõrts või paar või lõbus õllesaar, kus lauldi ja tralliti. Sinna veri vedas Roberti, kas olgu see siis kõrts või paar või lõbus õllesaar. Varavalgest hilja ööni Robert päeva varastas, meie rutasime tööle. Robi pead vaid parandas, õlle kannud veiniklaasid, elu rütme määrasid. Magus vein ja kaunid naised, Robi kaisu haarasid, kus lauldi ja tralliti. Sinna vei vedas Roberti, kas olgu see siis kõrts või paar või lõbus õllesaar, kus lauldi ja tralliti. Sinna veri vedas Roberti, kas olgu see siis kõrts või paar või lõbus õllesaar.
lõpuks Robert sai ka palga. Nüüd on lõbud lõppenud. Kahju küll, kuid ma ei salga. Kurva võitu õppetund sattus rikka naise küüsi. Robi lööga tõmmati ja siis nõnda pikka mööda Robert surnuks joodeti, kus lauli ja tralliti. Sinna veri vedas Roberti, kas olgu see siis kõrts või baar või lõbus õllesaar. Kus lauli ja tralliti, sinna veri vedas Roberti, kas olgu see siis kõrts või baar või lõbus õllesaar. No nii, ma tean, et Heino vaatab juba minu poole hirmsalt sellise näoga, et ma peab teid lõpetama, aga me veel ei lõpeta, me teeme lõpuloo ehk lisaloo teeme praegu. Heino, lubad, eks ju? Ole hea inimene. Ma võin sulle siis pärast 3 sõna rääkida ka. Aha, maksta tuleb. No maksame. Et häda, sest maksast liha on ka hää. Ja viimase loo teeme sellise loo nagu jahitrofeed. A la kukerpillid, mida me kaverdame. 1, 2, 3, kõik metsaloomad teadsid ammu juba, et varsti tuleb inimjahiluba. Nüüd õige aeg on valmis seada lõksu ja küüned hambad ja need teised lõksu. Trofeede võistlus kuulutati välja, see loomadele tegi päris nalja. Kui stiimul käes pissis viga küttida ja inimesi maha nättida. Hammasamba vastu juhei, küüne vastu küüsur juhei. Metsaelu lõbusaks teeb ja koopa seinal inimluus trofeeb. Ka kitsendusi seadus ette nägi, vast tuleb hoida oma jahivägi. Sa ära küti emasid ja lapsi ja mehi, kes on veidi võtnud lapsi. Läks hooaeg lahti, metsas pidu käis, kõik loomad olid poolteist päeva reis. Kui ükskord ära vajus koltunud õlleva, läks lahti inimese jaht. Hammasamba vastu juhei, küüne vastu küüsur juhei. Metsaelu lõbusaks teeb ja koopa seinal inimluus trofeeb. Ärge mind laske, panen rahulik elanik. Suu kinni. Nüüd põlislaanest näitus tehti lahti. Kõik loomad olid väsinud peale jahti. Kuid nende silmid paistab rõõmus meel ja uhkelt ripuvad trofeed. Tõi põdergenad sarvekand ja sarved ja huntkel inimsood vanad arved. Tõi hulgas ääreluid, mis puhataks näritud ja vaiguga nii kaunit lakitud. Hammasamba vastu juhei, küüne vastu küüsur juhei. Metsaelu lõbusaks teeb ja koopa seinal inimluus trofeeb. Kahejalgne loom üllas looduse kroon, võta endal teadmiseks, et aitäh teile, sellepärast, et ansambel Mahmõr peab ära minema. Väga rõõmus on vaadata, et te nii hästi tantsite meile. Meie teeme teile kummerduse. 1, 2, 3. Ja anname järje üle järgmisele esinejale. Aitäh, Mahmõr, aga üks teie liikmetest tuleb istub siia toolile. Kus kohast see nimi on teile tulnud ja miks Mahmõr on? No nüüd ta puutus naela pea pihta, sellepärast, et see on nii pikk jutt, et järgmine ansambli mängimise aeg läheb kõik selle taha. Nimelt juhtus korra selline asi, et mõned aastad tagasi, nüüd tuleb välja, et juba üle 10, peaaegu 10 aastat tagasi Mahmõr selles samas koosseisus, siis ta veel Mahmõr ei olnud, aga läks
Iiseskisse Udmurdimaale reisule ja seal ülla saime kokku ja tuli välja, et me nagu natukene mängime kõik pilli. Ja kui me õhtul pilli mängisime ja teatud rüübet tarvitasime, siis järgmisel hommikul ütlesid Udmurdid meile, et ohohoo, poisid, teil on selline mahmõrr. Kurat, me vaatasime, nii huvitav nimi, võtaks bändile nimeks. Ja läks 3 päeva mööda ja 4 päeva mööda, siis tekkis mõte, et aga mis see mahmõrr tähendab? No nii, tuli välja, et mahmõrr tähendas ainult ühte, mis tabas kõiki, see oli pohmell. Ja nii ta meile külge jäi. Kas see mahmõrr meid ennast hommikuti tabab, kui me esinemast või mängimast tuleme, see jäägu saladuseks. Aga selle vastu on väga palju rohtusid. Me oleme väga palju studeerinud, kuidas moodi sellest mahmõrri vastu võidelda. Nii et kes tahab saada targemaks ja kuidas mahmõrrist lahti saada, siis võib meie poole pöörduda. Ja ilma rahata jagame infot. Pöörduge ansambli poole. Aga mehed, võtke üle. Nii. Tere õhtust ka meie poolt. Peale kaugelt tulnud ansamblit on meil suur au siin esineda. Meie oleme siit Ligidalt, Võrumaalt, Oravalt, sellepärast ka selline nimi. Esimene lugu kannab nime El Bajon. Nagu pealkiri ütleb, on see lugu räägib tantsust ja nagu laulu sõnadki räägivad, et seda on õppida raske. Aga me ei hirmuta teid. Nii palju, kui me oleme seda lugu mänginud, on alati kõik tulnud tantsupõrandale ja selle looga, tantsuga hakkama saanud. Nii et head tantsulusti. Minu Karmen on ideaalne neid, räägib nimi kuel tema pein. Aga meeletuks kireks all on El Bajon. Karmen tantsib ja kõik temas keeb, tema ohkab ei meeldi tal see. Aga tõtt öelda küll, kes ta on El Bajon. Kuis tal meeldib see tants, kuidas meeldib. El Bajon, kuidas meeldib veel tants El Bajon. Migolito ei vaikida saa, nüüd Karmenil avaldas ta. Aga selgus, et raskuseks on El Bajon. Tärkas Karmenis väike kapriis, tulen naiseks ma sinule siis. Kui sul lõplikult selge kord on El Bajon. Seda tantsu on õppida raske. El Bajon, tõesti raske on tants El Bajon. Migolito siis harjutas vaid, kuni tantsuda selgeks kord sai. Karmen uhke ja õnnelik on El Bajon. Suure sõpruse kaasa see tõi ja me pulmapäev saabuda võib. Lemmik tantsuks, kus kõigile on El Bajon. See tants meile meeldib, kuis meeldib. El Bajon, kuidas meeldib veel tants El Bajon.
la 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 la. Aitäh. Aitäh. Kindlasti on paljud meist ja teist lapsena kolanud ringi niitudel, põldudel, luhtadel ja järgmine lugu kui lapsena lustillal luhal. Kui lapsena lustillal luhal ma mängisin kaskeme all, siis oli mu südani puhas kui allika vette kristall. Siis oli mu südani puhas kui allika vette kristall. Maailm aina säras mu silmas, kõik süütu ja puhas mul näis. Ma ei teadnud, et tõelus maailmas on kaunimad hingedki täis. Ma ei teadnud, et tõelus maailmas on kaunimad hingedki täis. Kui mesilind jalast mind nõeras, see oli mu ainuke oht. Kui tema mind osavalt võetas ja terveks sai haavatud koht. Kui tema mind osavalt võetas ja terveks sai haavatud koht. Lapsepõl läinud ju mööda, nüüd valust on lõhkemas ring. Ei emas see oskus nüüd suuda, neist haavadest päästa küll mind. Ei emas see oskus nüüd suuda, neist haavadest päästa küll mind. Kui lapsena lustilla luhal ma mängisin kaskede all, siis oli mu südani puhas kui allika vette kristall. Siis oli mu südani puhas kui allika vette kristall. Aitäh tantsijatele. Ja järgmisena kõlab üks lugu sellisest saatest, mis oli kuskil 60ndatel aastatel nagu horoskoop ja lugu seal oli Kullast süda. Sinule kullast süda ostada tahtsin ma, sest et sa olid minule kallis, sest et sa olid hea. Suvel, kui tahtsin sind näha, kuulda veel korra su hääl, ostsin siis südame puhtamast kullast, lõmedast raamitud hääl. Öeldi, sa läksid ära minule lõppenud tee. Küsiti minult, keda ma tahan, mida küll tähendab see. Müüsin siis südame kullast või leiva hinna eest. Kaevasin kraale kodumaa mullast tüdruku südame eest. Sinule kullast
sest et sa läksid minu juurest ära, armastust petsid sa. Aitäh. Ja nüüd üks lihtne valss, mis kannab pealkirja Kodune valss. Nii, ja viimaseks looks on üks Reilender, mis kannab nime Crazy Reilender. Minu müts on head ja halba näinud, ta mitme tütarlapse jalge all käinud. Küll nemad seda hirmsasti laimavad ja seele läksiks sõimavad. Küll nemad seda hirmsasti laimavad ja seele läksiks sõimavad. Minu pintsakas, imekentsakas, selle kinkis mulle üks untsakas. Minu üksid ühe säärega ja keskelt kinni kaablaga. Minu üksid ühe säärega ja keskelt kinni kaablaga. Minu juuksed on kui harjakse, just heinakupp ja sarnakse. Neid pole mina iial kamminud, vaid tüdrukud on saasinud. Neid pole mina iial kamminud, vaid tüdrukud on saasinud.
rahvastest ei tea mina rääkida, neid pole minul iial olnud ka. Mu teises jalas tuhvel on, mina kommerdan kui suur herv on. Mu teises jalas tuhvel on, mina kommerdan kui suur herv on. Seda polka ma surrat oskan ma üsna ka heaste tantsida. Lava ja valssi ja rapatan ja vintise peaga trullalla. Lava ja valssi ja rapatan ja vintis peaga trullalla. Minu müts on head ja halba näinud, ta mitme tütarlapse jalge all käinud. Küll nemad seda hirmsasti laimavad ja selle läksik sõimavad. Küll nemad seda hirmsasti laimavad ja selle läksik sõimavad. Aitäh. Aitäh teile, ansambel Oravapoisid mängisid teile. Ja saime siis kätte ühe Oravapoisi, jah? Just nii. Oli pikk maa tulla? Nii uis võtta. Eriti pikk ei olnud. Teil on kohe bändi buss või? Jaa, on. Aga ütle, Aigar, kas teil on nüüd väga palju selliseid esinemisi ja on ka üle, te olete küllalt piiri lähedal, et võib-olla ka üle piiri on juba Venemaa suunas mindud Petserimaale? Esinemiste üle küll kurta ei saa, aga kahjuks jah, ei ole Venemaale veel jõudnud. Olen mõelnud, küll Petseris on selline laululava ehitatud, et kui kunagi Oravapoisid saaks ka sinna mängima, et oleks väga tore ja põnev. Aga ma annan sulle väikest nõu enne, kui sa sinna Venemaale mõtled minna. Me käisime korra, aga meil varastati ära kontrabass. Ai, meil on väga ilus kontrabass ka. Me enam sinna ei lähe. Seda ei taha. Vaatasin, et te olete basskitarri välja vahetanud kontrabassi vastu, et bändil läheb hästi vist. See on jah juba mõni aasta, jah. Et kontrabass, ta oli küll palju aega remondis, ta on viimistletud, liivitud ja aga asja on tast saanud ja ta on ikka mõnusam, kui on basskitarr. Mis tööd sa igapäevaselt teed? Nädalavahetusel mängid pilli, aga nädala sees? No sõidan selle sinise bussiga siin Põlva maakonnas, Võrumaal, Tartus. Ja, ma isegi tean inimesi, kes sellepärast sõidavadki bussiga, et sina oled roolis. Kahjuks sa ei ole pilli kuhugi panna. Sinuga saab juttu ajada. Ja Oravapoistega lasete ikka edasi aastakümneid lõpuni välja. Nii palju kui antud on, ei tea, kes seda ette teab. Kas teie käest sellist huumorimeelset küsimust ka on küsitud, et kas te olete ka selle Orava parteiga seotud olnud? Seda küsimust on meie käest on küsitud seda palju. Aga jah, see on ainult selle koha nimi, mille üle on meil väga hea meel. Aga ei seosta jah. Poliitikaga me ei seosta. Kurvus rõõm ilmehele, kes see teha, kus ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pilli. Elagu Eesti lõõtspill, elagu Eesti rahvamuusika, elagu rahvalõõts.